Armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt ja meie Issandalt Jeesuselt Kristuselt. Jutluse mõtete aluseks paneme tähele Jumala sõna Jesaja raamatu 54. peatükist. Ja ma loen natukene rohkem, kui on tänaseks üles antud esimesed 10 salmi. Hõiska sigimatu, kes pole sünnitanud, rõkata rõõmust ja ilutse, kes pole olnud lapsevaevas. Sest vallalisel saab olema rohkem lapsi kui abielu naisel, ütleb Issand. Tee avaraks oma telgipaik ja su elamute vaipu venitatagu. Ära ole kokkuhoidlik, pikenda oma telginööre ja kinnita vaiu, sest sa levid paremale ja vasakule. Su järglased vallutavad rahvaid ja asustavad tühje linnu. Ära karda, sest su aul ei ole vaja häbeneda. Ja ära tunne piinlikkust, sest sa ei jää häbisse, vaid unusta oma noore ea häbi ja ära meenuta enam oma lesepõlve teotust. Sest sinu looja on su mees, vägede Issand on tema nimi. Sinu lunastaja on Iisraeli püha. Teda nimetatakse kogu maailma Jumalaks, sest nagu hüljatud ja sügavasti kurvastatud naist kutsub sind Issand. Ja noore ea naine, kes teda saakski põlata, ütleb su Jumal. Ma jätsin sind maha üürikeseks silmapilguks, aga ma kogun sind suure halastusega. Ülevoolavas vihas ma peitsin oma palge silmapilguks su eest, aga ma halastan su peale igavese heldusega, ütleb Issand, su lunastaja. Sest see on mul nagu noapäeval, kui ma vandusin, et noaveed enam ei ujuta maad. Nõnda ma vannun, et ma ei ole sinule vihane ega sõitle sind. Mäed liiguvad ja künkad kõiguvad küll, aga minu heldus ei liigu su juurest ja minu rahuseadus ei kõigu, ütleb Issand, su halastaja. Aamen. Olge head, palun istuge. Südamest armastatud vennad ja õed, Hargla kogudus, tervitan teid tänasel jubilaate pühapäeval. See on rõõmustamise ja hõiskamise pühapäev. Kiituslaulude pühapäev. Mis on kõige ilusam laul sinu jaoks? Kõige ilusam armastuslaul, mida sa kunagi kuulnud oled? Ma jätan sulle nüüd aega selle küsimuse üle mõtiskleda, sest lõpus küsin ma seda uuesti. Ma lugesin täna teile natukene pikemalt seda Vana Testamendi kirja kohta, kui oli tänaseks kirikukalendris ette nähtud, just põhjusel, et see, mida te äsja kuulsite, oli ka armastusest rääkiv kirjakoht. Armastusega on juba kord nii, et see ei ole sageli vaba hirmudest. Ja kõige suurem hirm, mis võib inimest tabada, on hirm saada hüljatud.
saada hüljatud selle poolt, kes on talle kõige olulisem, kõige lähedasem, kelle eest ta annaks, mida iganes tal siis anda on, mõnikord oma elugi. Ja hüljatustunde juures on kõige kummalisem see, et tihtilugu ei olegi see põhjendatud. Jesaja, kellele kuuluvad need äsja kuuldud sõnad, lausus need päevil, mil juutidel olid käes nende hüljatuse päevad. Paabeli vangipõlves tundus juutidele, et Jumal, nende kuningas ja valitseja, on nad hüljanud. Ja paljudes muudeski kohtades tavalisele kirikus käijale kas tuntumais või vähem tuntumais Vanas Testamendis on juttu sellest samast hirmust hüljatuse ees ja hüljatuse tundest. Joosep, kelle tema kadedad vennad heitsid kuiva kaevu, et ta sealt hiljem välja võtta ja orjakauplejaile müüa. Koges hüljatust nende inimeste poolt, kes olid sündinud samast emast, olid sama isa pojad. Haagar, usuisa Abrahami, mitte seaduslik naine, vaid konkubiin. See Abrahami kiire lahendus sellele olukorrale, mille lahendust Jumal oli käskinud tal oodata, koges hüljatust nii mehe poolt, kellele ta oli sünnitanud poja, kui küllap ka Jumala poolt, sest miks Jumal ometi lubas kihutada väikese lapsega ema kõrbesse janusse surema. Eks kogenud hüljatust ka Taamar, noor naine, kes olles jäänud leseks, sai ära kasutatud oma enese äia poolt, kes hiljem teda mitte ära tundes näitas talle sõrmega ja mõistis ta hukka selle eest, et Taamar oli jäänud temast käima peale. Hüljatud inimestest, kas tõesti ka hüljatud Jumalast? Ei, mitte kunagi. Nagu väike laps, kes tunneb vanemate päästu tuska, kui need on teda karistuseks millestki heast ilma jätnud. Nii tunneme ka meie vahel, et kui Jumal ei anna meile kohe ja nüüd kõike seda, mida me temalt palume, siis on ta meid maha jätnud. Ja ometi ulatab Jumal meile lepituskäe. Nagu perekonnas,
kus mehe ja naise vahel ikka tuleb vahel ette sõnavahetusi ja riide. Ning mitte alati ei ole just eksinud pool see, kes esimesena lepituskäe sirutab. Nii kutsub Jumal sellesama Jesaja kirjakoha läbi oma eksinud ja maailma teedele pöördunud noore ja mõrsjat, oma tõelist armastatut, oma kogudust enda rüppe tagasi. Ta kutsub meid enese juurde, lubades meile, et tema soovib meid ikka enese lähedale. Ükskõik, mida me oleme teinud või milles me oleme eksinud. Ükskõik, kui võõriti on läinud meie rajad. Tema tahab meid tagasi. Ka siis, kui keegi teine meist ei hooli. Ka siis, kui me kõigi teiste arvates oleme mannetud, viletsad, luuserid, põlastusväärsed. Ka siis, kui meie peale näidatakse näpuga, nagu muistes Iisraelis näidati sigimatutele naistele või neile, kes ei olnud abielus. Ka siis tahab Jumal meid tagasi. Niisiis, kes sa oled, hea vend ja õde Kristuses? Kas läbikukkuja? Kas luuser? Ei, sa oled Jumala armastatu. Ja kui sa vajad tõestust nendele sõnadele, siis selle tõestuseks seisan täna mina siin ja loen sulle seda kirjakohta. Harimatu ja rumal, maailma teed läbi käidud, lubab Jumal mul ometi jagada täna teiega tema sõnumit. Võta see vastu ja pane endale südamesse kirja. Ma küsisin sinult veidi aega tagasi, mis on kõige ilusam armastuslaul, mida sa tead. Ja sellel küsimusel oli vastus selles samas Jesaja kirjasõnas. Mäed liiguvad ja künkad kõiguvad küll, aga minu heldus ei liigu su juurest ja minu rahuseadus ei kõigu, ütleb Issand, su halastaja. Tema armastus on ja jääb sinuga. Aamen.